Tšau. Käisin just linnas ja oli selline tunne, et tuleks natuke rääkida sulle sellest hommikupraktika sündmusest, mille ma üsna hiljuti alles lõin. Et mis see on ja mida see sulle annab, kui sa valid seal osaleda. Hommikupraktika on selline meditatiivne praktika, et luua enda sisse selline mõnus rahu ja selline avardav ruum, kus sa saad olla siis sina ise oma energiaga. Ja see taju ja see juhatus hommikupraktikat tuli sellepärast, et ma üha rohkem hakkasin märkama, et nendel inimestel, kes minu sündmustel on osalenud või minu lähedal olevatel inimestel, et kui nad teevad meditatsioone näiteks või nad üldse ei valigi meditatsioone sellepärast, et nad ei suuda luua seda sisemist rahu, nad ei suuda nagu lõdvestuda, et igapäevased pinged, mingid elumured ja kõik need on siis nii tugevalt mõjutanud ja kui panna nagu meditatsioon peale, siis ei saa nagu sellest mitte mingisugust kasu, sellepärast et mõistus ja mõte jookseb nii tugevalt. Pluss siis, kui ma olen vaadanud nende inimeste välja, siis nende väljas toimub selline tohutu, selline buu, nagu ma ütleks selle peale, et see on müra ja tohutult nagu virvarr on seal ja täiesti aru saada, miks inimene siis ei suudagi nagu keskenduda. Ja kui sa oled näiteks inimene, kes tegeleb igasuguste analüüsimistega, ma olen täheldanud just, et finantsmaailma inimesed, kes raamatupidamine ja kui sa oled hästi tugevalt peas, siis on ka hästi keeruline nagu tulla kehasse, südamesse, lõdvestuda, hingata. Ja selles praktikas siis põhimõtteliselt ma kasutan seda, ma tahaks selle kohta öelda nagu juurt, nagu või päris seda algust, baasi algust, et kuidas üldse keha lõdvestada siis, et kui alustada pealaest ja lõpetada siis varbaotstega ja kuidas siis lükata välja iseenda aurast, energiaväljast need võõrad energiad, kuidas ühendada lahti need, et saada järjest rohkem ühendust iseendaga, et tõmmata tagasi oma eluenergia ja täita need tühjad kohad siis, mis on teiste energiatest varem hõivatud olnud selle oma energiaga. Et see hommikupraktika ei ole väga pikk. Alguses on selline väike sissejuhatus ja pärast siis ma küsin, kuidas teil läks ja palun siis teil jagada oma kogemust ja alati ma vastan siis teie küsimustele ka, et kui sind see video kõnetab, siis 14. detsember Teadvusteraapia keskuses hommikul 10:30 ma olen tegemas seda hommikupraktikat, et väga tore, kui sa kindlasti annaksid teada sellest, et sa oled tulemas, siis ma saan ette valmistada ruumi. Ja ma täiega soovin sulle rahu enda sisse, sest et ümberringi on juba tohutu virvarr, inimesed valmistuvad jõuludeks, meeletult juba ostetakse ja sebitakse ringi ja inimesed on rahutud, otsivad küsimustele lahendusi oma peas, et mida kinkida oma lähedastele ja paljudes kohtades, paljudes peredes ma tean, on selline nagu veits surve ka, et ei ole nii, et näiteks ainult lapsed saavad kingitust, et seal on see, et igaüks peab iga pereliikmele tegema kingituse või igaüks peab kõikidele pereliikmetele tegema kingituse, et see on ju nii mega surve, et sellist asja nagu kuidagi korraks maha laadida endast ja saada see rahu sisse, et mina kunagi alustasin samamoodi, et mul oli, see ei olnud küll jõulude aeg, see oli üks väga raske aeg minu elus, kus mul tekkis väga tugev stress. See oli seotud minu suhtega ja ma ei maganud enam ja
ja ma päriselt ka siis hakkasin ennast lõdvestama kogu aeg, võtsin selle 5 minutit, 10 minutit, maksimaalselt 15 minutit iga päev 3 korda selle jaoks, et korraks eralduda siis sellest ühisest ruumist ja siis hingata ja lõdvestada ja tuua ennast turvalisse kohta iseenda sees, et oleks uus hingamine. Ja ma sain väga kiiresti sellisest keerulisest stressiolukorrast välja, et inimesed sinu ümber mõistavad, et ma ju käisin samal ajal ka tööl ja ma tegin seda töö juures ka ja ma lihtsalt ütlesin siis oma töökaaslastele, et ma palun nüüd seda oma aega, et ma lähen istun sinna, et ma teen oma lõdvestust ja hingamist ja kõik aktsepteerisid seda, nii et kui sa hakkad rääkima, et aga mina ei saa ja tegelikult on alati võimalus olemas, asi on selles, et kas sa tahad valida seda päriselt või mitte. Nii et aga praegu täna mina pakun sulle siis seda võimalust tulla ühisesse ruumi, sest ühisväljas töötavad need asjad isegi võimsamalt kui üksi tehes kodus. Et tulla siis ühisesse ruumi, lõõgastuda, lõdestuda, teha see ruum, ühendada ära lahti ennast maailma virvarrist, olla päriselt sina ja sa saad aru, kui suur vahe see tegelikult on. See, kui sa oled oma tavalises elus ja kui see, et kui sa oled oma tavalises elus, aga sa oled iseendana, mitte mõjutatuna teiste energiatest ja sellest välisest mürast. Sest tihti on nii, et me tunneme tohutult ärevust ja rahutust ja otsime nagu enda seest põhjust, teadmata seda, et me kogeme tegelikult enda ümbritsevate inimeste rahutust või siis seda, kui sa oled hästi tundlik inimene, siis sa koged seda ühisvälja energiat, et mul on olnud nii, et kui ma ärkan hommikuti üles ja tunnen nagu mega ärevust, et siis puhastan ennast ära, ühendan lahti ennast ühisväljast ja kohe läheb see ärevus ära. Aga seal on üks väike aga ka, et kui kogu aeg sulle tuleb see sisse, siis järelikult sinus on ka mingisugune aktiivne koht ja siis ka see lõdvestus enda keskmesse tulek väga-väga aitab. Nii et kui see video sind kõnetas, siis kindlasti like'i seda, sa võid seda videot jagada ja mina kohtun sinuga siis 14. detsember Tallinnas Teadvusteraapia keskuses juba hommikul 10:30. Aga tšau-tšau!